Ma alustasin fotoreporterina ja peale seda nagu tegin galeriidesse töid, mis ei olnud ainult fotod, mis olid ruumiinstallatsioonid ja videod ja kõik. Aga ma siis peale seda töötasin moefotograafina. Ja mitte ainult moefotograafina, vaid ka reporterina ja porträtistina. Ja ma ei ole nagu läinud üle, kuid ma olen alustanud kunstist ja siis teinud lihtsalt seda tööd. Ja praegu ma olen teinud õppejõutööd. 17 ma nagu joonistasin ja maalisin kodus ja ma mängisin filmis. Ja siis mõtled, et kas minna äkki kuhu kõrgkooli minna, et kas õppida näitlejaks, sest kiideti seda filmitööd ja siis ma joonistasin, maalisin, ma hakkasin pildistama lihtsalt ühel hetkel sellepärast, et ma tundsin, et ma ei ole nagu maailmaga kontaktis, kui ma olen üksi oma kodus. Aga 17, mis sa saad olla, sa peadki käima ja õppima ja nägema ja et mis stuudios süveneja sa oled. Ta oli lihtsalt selline vahend, mis aitas sul nagu maailma sisse minna. Ja ma töötasin ajaleht Säde fotokorrespondendina. Kommunistliku partei keskkomitee häälekandja Säde. mingi selline töötöönd on mul aastast võib-olla 89. Kohe pärast seda tuli üks suurem näitus ja need näituse tööd on ka seal Sädeme laboris prinditud ilusti. Ma olin nagu 20, kui ma tegin esimese tööd, mida siiamaani teatakse. Ja mida ma kohe müüsin ja Saksamaal ja mitte Eestis on ju. Et see on minu jaoks nagu natuke liiga vara. Et mul ei olnud aega õppida, ennast mõtestada. Ma olen hiljem võtnud nagu aastaid vabaks selleks, et lihtsalt nagu lugeda. Teadlikult mitte midagi teinud. Et inspiratsiooni kohta ma ei oska öelda, aga sul on nagu töö. Ja seda tööd on eri moodi. Et kui tekib ideid, siis neist vahel piisab väga pikaks ajaks. Et kui sul tekib filmi mõte, siis sa võid 5 aastat nagu arendada seda filmi, kuni ta filmiks jõuab. Ega mul see palju teisiti ei ole. Et kui tekib idee, siis sellega saab töötada mitu aastat järjest. Ja kui ei tule ideid, siis saab teha tuima tööd. Siis saab teha lihtsalt kavandeid, kirjutada, pildistada. Ja ma loen meeletult, enamus ajast ma lihtsalt loen. Et see on ka üks asi, miks ilmselt selles uues töös on tekst olulisel kohal, et ta nagu algas tekstist. Ja ma ühel hetkel otsustasin, et ta peakski nii jäämagi. Et ma ei lisa sinna enam visuaali või et ma kaalusin fotot või videot, aga lõpuks otsustasin loobuda sellest. Et kui peaks nüüd väga kompaktselt rääkima, teema, mis minu jaoks on oluline, on see, et selleks, et olla mina, pead sa ennast ära unustama. Algne impulss on idee minatusest. Idee sellest, et mina ei ole olemas. Seda ei ole võib-olla väga lihtne niimoodi sõnastada paari lausega või sellest ei pruugi olla väga lihtne aru saada. Aga seda tehakse erineval moel, et Toomas Metzinger kirjutab pikki raamatuid, tugineb kaasaegsele teadusele, arstiteadusele ja siis tuginedes teadusele tõestab, et mina ei ole olemas. See asja nagu mina ei ole. Ja täpselt samasugust juttu räägivad varajased budistid. Varajane budism väidab samuti, et ei ole olemas mina. Inglise keeles siis on kas not self või non-self. Ja sealt läheb juba debatt lahti. Selleks, et seda mina näha, tuleb see mina kõigepealt ära unustada. Või selleks, et midagi näha, selleks meie nagu need kätteõpitud loogika ja arvamused ei ole vähimakski abiks. Et need on ainult takistuseks. Toomas Metzinger räägib seda sama juttu oma raamatus The Ego Tunnel. Et kui sa satud sinna ego tunnelisse, siis sa oled kapseldunud. Ta püüab tõestada, et sellist asja ei ole olemas. See on ainult konstruktsioon. Ühesõnaga ma olen noppinud aastate jooksul kokku hulga nagu märksõnu ja tsitaate ja lauseid, mis kõik nagu puudutavad ühel või teisel moel seda minatust. Või siis nagu soovi vabaneda tarbetust individuaalsusest. Tavaliselt ma teen nagu töö valmis, et mul siis tekib nimi talle. Siis seekord tekkis mul nimi enne ja ma leidsin, et võib-olla peaks nii jäämagi. Et las ta jääb teksti põhiseks, et ma nagu kõrvaldan selle visuaalse poole sealt ja jätangi teksti üheks peamiseks nagu teljeks. See tegelik tegemise protsess on veel ees, nii et ma praegu ei luba midagi kindlat lõpliku vormi kohta, kuni see vorm ei ole tekkinud.
see on midagi, mida ma olen lugenud umbes 10 aastat pisteliselt erinevatest allikatest ja mis nagu koorub ja kuhjub ja või nagu kõik tööd tegelikult on sellise pika ladestumise tulemusena sünnivad. Et nii ka see, et see mingi 10 aastat tagasi mind hakkas paeluma see teema ja ma olen järjest rohkem sellest lugenud ja sellest on hästi palju kirjutatud. Nii kaasaegsed teoreetikud, kirjanikud, vanad budistid, kõigil on nagu midagi selle kohta öelda. Muidugi ma otsin ennast ja selle töö ma teen ka enda kogemuse põhjal. Ma teen nagu selle pealt, mis mina olen, mis minuga on juhtunud. Et see on nagu ainus asi, mille pealt ma seda saan teha. Mõnikord öeldakse, et autor saab ise teosest valesti aru. Et ta on kirjutanud midagi suurepärast valmis, aga ta ise nagu ei adu selle asja kaalu või tõlgendab seda ise valesti. See on muidugi väga nagu äärmuslikult jabur, aga mulle meeldis seda lugeda. Et teose tõlgendamine peaks jääma teistele. Et ma nagu kipun ära unustama, kes ma olen. Et kogu selle soovi juures vabaneda oma nagu tarbetust kuhjast nagu võib nagu täiesti ära ununeda, kes sa oled. Ja siis on mingi sõber, kes tuletab sulle meelde, kes sa olla võiksid või kes sa nagu tahaks olla. Tagantjärele mõeldes ma võisin olla võib-olla 35 või 36, kus ma hakkasin enesele kuidagi peaaegu et märkamatult vabanema nendest asjadest, mis ma olen kogunud, vabanema oma nendest arvamustest ja hoiakutest. Ja et senimaani ma olen nagu ehitanud üles kõike seda, mis sul on. Aga ühel hetkel saad aru, et sellest tuleks nagu lahti saada. Mul tekkis nagu soov nagu vabaneda sellest tarbetust, sellisest kuhjast, nagu, mis ma enda kohal olen kuhjanud. Ja ma tegin seda täiesti intuitiivselt, kui ma nüüd järgi mõtlen. Ja see võis olla rohkem kui 10 aastat tagasi. Ja siis kuskil pärast seda ma avastasin ka selle sama termini, selle not self või non-self. See on teemaks tänapäevani. See on üks teemade ring, mis on kestnud nagu 10 aastat ja mis on rohkem või vähem esil nagu nendes kõikides sellel perioodil tehtud töödes. Et Leegi varjus on ta esil omal moel, nurkade seerias on ta esil. Lihtsalt see on nagu see üks selline teema, mis seal taustal kumab, mis mind nagu paelub kogu aeg, mis on mind paelunud nagu 10 aastat. Leegi varjuga on samamoodi, et ta oli kõigepealt idee, hästi vana idee, mida ma ühel hetkel otsustasin nagu teha pildiks. Pildina on ta selline. Ja siis lõpuks installatsiooniks. Et see on ka see töö, mis läheb Köhleris nagu vana töö välja. See on see lihtne idee, et valgusel endal on vari. Aga see ei ole töö, mida ma suudaks nagu ühe lausega seletada. Ma väldin nagu jutustamist ja ma väldin nagu pealetungi vaatajale. Või siis näiteks, et see avatus on mul oluline. Avarus ja avatus. Ja mul on targem teha aus teos, aus ja isiklik teos, kui et püüda kõnetada nagu kõiki inimesi. Kunstis on hästi lihtne. Seda Hito Steierle ma ühes viimases intervjuus ütles hästi huvitavalt, et kunstis on omad moevoolud ja siis osad lihtsalt lähevad nendega kaasa. Et tuleb tõdeda, et nii paraku on. Ja siis talt küsiti, et aga mis neist siis saab, kes ei lähe sellega kaasa, siis ta ütles, et ma olen alati optimistlik. Et sellist asja on väga värskendav nagu näha ja kuulda. Minu arust kunstniku sünd on võimalik erinevat moodi. Alguspunkt võiks olla kunstiakadeemiast sisseastumine või kunstiakadeemia lõpetamine või esimese näituse tegemine.
Ma sain Kunstiakadeemiasse aastal 2002 sisse ja esimese näituse ma tegin 2004 aastal. Nüüd ma jõudsin umbes 13-14 isiknäitust teha Eestis ja välismaal. Ja nüüd ma võin öelda, et ma olen kunstnik. Pilu, järgmine peatus, Vabaduse väljak. Mõned aastad tagasi ma töötasin väga palju, andsin külalisõppejõuna tunde Kunstiakadeemias ja 6-7 aasta jooksul see õpetamiskoormus oli päris suur. Et see on see enese mõtestamise ja enda kogemus jagamise vajalik protsess ja nüüd need viimased aastad ma olen otsustanud, et ma keskendun enda loomingule, enda näitustele. Ma ei tea, ma usun, et köölel on üks hea võimalus uut asja teha. See on minu stuudio, kus ma istun, mõtlen, teen arvuti taha tööd, monteerin videod, kui mul on just valmimas videoteos. Kohtun kuraatoritega, kohtun väliskülalistega. Iga näitusega tekib siin vähem ruumi, sest ma teen fotod ja tööd siia. Kui ma olen veel 5 aastat tagasi, siis mul ei ole siin isegi tugitooli võimalik panna. Ja. Aga selle maja ajalooline taust on selline, et ma tunnen ennast nagu oma kolleegide seas palju mugavamalt võrreldes kas või mingisuguse teise kohaga, kus ateljeed võiks üürida. Mõeldes nende kunstnikele, kes siin eelnevalt enne mind siin ruumis olnud ja enamasti portreteerin, pildistan inimesi ja vahest teen videod või videoinstallatsiooni ja järgmine töö tuleb ka enamasti samas võtmes, nagu ma olen eelnevalt töötanud. Intervjuu vorm on väga sarnane portreteerimise vormile, et sa saad eri peegeldusi või eri variatsioone iseendast. Et kui sa oled praegu kaamera taga, sa mingiks hetkeks püüad mind mõista ja saada seda kogemust, et see on selline kompresseeritud, selline hästi tihe kogemus, kuidas olla teine inimene. Kui sa jäädvustad või kui mina portreteerin inimest, siis teatud mõttes ma ise ennast leiutan üles ja uurides teist inimest ma uurin ka iseennast, et see on selline eneseanalüüsimise kogemus, mis ei lõppe võib-olla kunagi. Ja kui ma pildistan mitte inimest ehk loodust või midagi muud, siis see on ilmselt teistmoodi mõtlemiseks või siis võimalus tõestada või toetada portreed. Et enamasti maastikud on mul olnud abiks koostada või konstrueerida portreed, kui me räägime 2005 aasta projektist. Ja. Aga kuna ma pildistan enamasti stuudios lavastatud valgusega, siis enamasti ma ei tee juhuslikku fotot, ma konstrueerin selle kujutise juba eelnevalt, juba enne, kui modell jõuab stuudiosse ja selles mõttes ta on juba see kujutis, mis minu peas on juba tehtud, et ma viin seda tehniliselt lõpuni, pildistades reaalset inimest ja mis on selle protsessi juures on tore, et see vahetu kontakt ja emotsionaalsus, mis tekib võõra teistsuguse kui mina inimesega,
kuidas ta reageerib ja samas ta on nagu peegeldus minule kui inimesele, et ma saan sellise korduva tõestuse, et mina olen olemas, ma olen siin ja ma olen vastuvõetav. Ma mõtlen, et olles fotoajakirjanik või fotoreporter kunagi before EKA. Ehk siis oli see aeg, kui enne EKA-d ma töötasin meedias ja siis on see, et sinu objekt liigub ja sina liigud objekti järgi. Või sa jooksed sinna, kus objekt viibib. Ja siis sa jäädvustad selle objekti olemist ja mingis mõttes tõlgendad, aga samas see, mis sul peamine on, sa pead nagu skaneerima seda olukorda, mis toimub ma ei tea, president või minister ilmub publiku ees, annab kõne ja siis sa jooksed sinna. Aga praegu minu töömeetod on see, et modell tuleb minu juurde või me kohtume seal, kus on olukord, mida saab mõlemalt poolt kontrollida. Ehk siis stuudio tingimused, mis annab mulle võimaluse jälgida seda kontrolli valgust, jälgida situatsiooni, kontrollida situatsiooni. Ja kõige suurem saavutus on see, et ma saan inimest vaadata rahulikult ja analüüsida see, mis ta on, kuidas ta või see, kes ta on, et see, mis ta nagu mulle transleerib või nagu edastab oma olemisega, oma näoga, oma silmadega, oma kehaga. Et see on see kinnine situatsioon, mis ei võimalda jooksmist või ilmaga või valgusega arvestamist, vaid see on see situatsioon, et me oleme üksteise vastas ja saame leida see õige kujutis, mis on selle inimesega sarnane teatud mõttes. Ma hakkasin mõtlema, et tegelikult fotoportree, ta ei ole ju fotoportree ei ole ju dokumentatsioon inimesest. Me oleme harjunud, et ta on, aga see, mis mina teen, ta on ainult osaliselt dokumentatsioon inimesest. Et ta on väga paljuski selline ideede kogum või siuke summa, mis ma püüan nagu edasi anda selle portree kaudu. Ja see ikkagi see lõppvalik kogu selle fotosessioonist. Ta on, ehk siis mõne puhul on näiteks 200 fotot, mõne puhul on 60 ja mis saab nagu tunni-kahe jooksul tehtud. Et see lõppvalik on subjektiivne ja emotsionaalne ja ta ei lähtu mingisuguste ilu põhimõtetest või ootustest, vaid ta lähtub ikkagi selle näituse ideest, mis paremini annab edasi ja mis on nagu mosaiigi osana läheb sinna nagu õigesse kohta, mis koostaks sellise terviku, mis koostaks sellise tervikliku mosaiigi. Ehk siis fotoportree minu jaoks ei ole ammu dokumentatsioon inimesest. Jah.
kunstiimpulss tuli nagu ikka päris varakult selles mõttes, et ma arvan, et ma olin mingi 10 või 11, et käisime isaga Tartu kunstimuuseumis tolleaegsete fotorealistide näitusel. See oli kuidagi siuke elu muutev sündmus, sest ma mäletan, et kunagi varem ei olnud maalid sellised olnud. Täiesti uue lähenemisega selliseid ägedaid realistlikke maale teha, ma isegi ei tea, miks see nagu köitis. Aga maal kui meedium, see õlivärvi meedium, selles on mingi võlu. Ma ei olegi täpselt aru saanud, millest see on. See on see läikiv pind võib-olla. Läige, mis on nagu veeläige, mis on nagu meri, nagu merelaine, kui päike paistab sinna peale. Selliste valguspeegelduste jälgimisega, seda mõtlen, kui minna nii-öelda lapsepõlve tagasi, tekib mingi huvitav eskapistlik efekt, mis nagu tõmbab sind täitsa nagu minema. Unustad kõik mingisugused normaalsed asjad. Ja ma usun, et eks selle sama tunde jälitamine on nagu viinud ka maali juurde. Kuna õlimaal on väga hea meedium nagu valguse edasikandmiseks. Ma olen hoopis hingad jalga, ma mõtlesin. Ma ei tea, mingi asi häirib kogu aeg, selles mõttes, et... No peaksid ennast ise mugavalt tunned. Jaa, aga ma ei tunne, mõtlesingi, et ma kuidagi elimineerin selle ära nagu selle ebamugavustunde kuidagi. Ma arvan, et üks asi, et ma olen nüüd kunstnik, see üldse tuleb praegu ja kuidagi väga tasapisi ja mingid konkreetsed punkti ära defineerida on nagu üsna oluline, et kui sa tunned, et sa oled õnnestunud, siis see ütleb sulle, et sa oled kunstnik ja sel hetkel, kui sa tunned, et sa oled mingi asjaga alt läinud, siis sa raputad selle nimetuse kohe nagu maha endalt. Aga pigem võib-olla alguseks on hea üritada defineerida seda, et millal sa nagu arvad, et sinust võiks saada nagu kunstnik. Keskkooli aegu me ühe sõbraga tegime sellist pidevat koostööd nagu maali alal ja sai üpris palju mingi paari aasta jooksul siukest oma meelest hullult kihvti kunsti nagu produtseeritud ja fotot ja maali mõlemat. Aga kuidagi tuli vahele niimoodi, et EKA-sse ma sisse ei saanud ja too aeg siis peale keskkooli lõpetamist ja kuidagi nagu vihastasin EKA peale ikkagi. Mõtlesin, et sinna ma oma jalga ei tõsta, nagu hiljem tõstsin küll, aga siis oli see bändi teema hoopis selleks. Ja siis ma sain küll kunstiõpet natuke, läksin Rein Raamatu stuudio B-sse. Ja seal oli selline, töötasin nagu animaatorina mõnda aega seal. Kui ma läksin restaureerimist õppima, siis see oli fokuseeritud hoopis teistmoodi, et mind huvitas nagu maalitehnika, mind huvitas, kuidas on üks akadeemiline või klassikaline maal üles ehitatud. Mind ei huvitanud nagu näituse kunst, mind huvitasid konkreetsed tööd, konkreetsed võtted. Ja mulle tunduski too aeg ilma süvenema, et see ongi nagu maalikunst. Suhteliselt siuke 19. sajandi arusaam sellest. Üldiselt ma usun, et ma usaldan oma instinkte näituse kokkupanemisel ja teatud hetkel need veavad alt, siis kui on vaja midagi põhjendama hakata, siis kui on vaja hakata selgitusi jagama. Ja siis saabki tavaliselt mingisugune uus etapp, kus tuleb hakata käima raamatukogus, kus tuleb hakata sellist väikest viisi teadlase elu elama, et need asjad, mis on niimoodi laias laastus oled omale letti löönud, et kuidas neid hakata nagu, mis tervik sealt siis moodustab, et mul võib enda peas olla suurepärane idee sellest, aga küsimus on selles, et see ei jõua nagu kohale, et see töö, mis selleks, et
et seda kuidagi publikule mitte siis söödavaks, aga et kuidas kommunikeeruda sellega üldse publikuga. Et see on nagu olnud siiamaani kõige tõsisem probleem üldse. Et ma mõned näitused tegin puhtalt selle pealt, et kuidas nagu tundus, et tuleb teha. Ja väga ei süvenenud sellisse uurimistöösse. Näiteks samane koeraga jalutades üritasin mitte segada siis mingit uurimuslikku mõtet sinna. Ja mulle tundus, et see lõppes sellega, et ma ise jäin selle näitusega väga rahule. Aga ilmselt olin ma ise ka ainuke, kes sellega rahule jäi, sest et inimesi tundus, et tabas mingi mõistmatus nagu, et mis ta nüüd siis nagu mõtleb, et on sellised pildid ja selline mingi imelik variitus on, et kunstnik olla võib olla raske töö, aga installatsioonide tegemine võib viia nii, on nagu puhas rõõm selles mõttes, et sütitab siukse posikeseliku entusiasmi nagu siuke võrriputitamine või et ma arvan, et siuke element nagu hoiab, miks mulle meeldib teha installatsiooni ja just siukest kineetilist või liikuvat või motoriseeritud või sellist tüüpi installatsiooni. Aga see uus töö, jah, mis siis nüüd seal 3. korrusel näha on, see idee sündis mitmes etapis. Üks oli nagu puhas jätkuidee sellele Teekond maailma lõpunäitusele, mis siis rääkis arktilistest põgenikest, aga kuidagi viis tee selliste tegelasteni nagu Etienne Jules Marais ja Edward Muybridge, kes on nagu siis kinematograafia, fotograafia ajaloos kõigile tuntud. Nagu need Marais katsed üritada nagu inimest või looma nagu tema füüsist nagu kuidagi lahterdada, tema liikumist ja tema dünaamikat nagu kuidagi jälgida, analüüsida. Aga inimese keha dünaamika on hästi tsükliline, et ta teeb nagu väga selgeid liigutusi, väga kordavaid liigutusi pidevalt. Ja Marais jälgis siis neid nagu visuaalselt ja seetõttu on enamus Marais töid, nii need kui ka need aerodünaamika tööd, nad on kuidagi sellised, mis on võimalik siis nagu luupi panna. Et alati hakkab tulema üks muster, see areneb nagu lõpuni ja algab otsast peale. Fookus on jäänud sinna Marais sellisele kummalisele soovile omas ajas teha nähtavaks asju, mida inimsilm ei olnud selleks ajaks võimeline nagu nägema. Ja mõtlesin, et kui palju saab seda tänapäeva üle tuua ja võrdlesin seda näiteks selle, kuidas on uudised kaasaja meedias nagu. Me saame lühikesi jupikesi, aga meil puudub arusaam, mis nagu reaalselt toimib. Seetõttu me oleme nagu teadlikud igasugustest väikestest lõikudest, mis mõnes mõttes sarnaneb nagu Marais sellistele aerodünaamika või liikumise kirjeldustele, arvates, et kõik nagu toimib kõik tsükliliselt samamoodi, nagu selles ühes uudisteklipis või siis järeldada. Aga sisuliselt on tegu hoopis teistsuguste liikumistega ja seetõttu see on üks võimalusi, miks tundub, et maailmast on väga keeruline kaasaegses meedias nagu sotti saada, jälgides neid kanaleid. Et võib-olla oleks aeg mõelda mingisuguste huvitavate uute voogedastusvormide üle meedias aga see on teema, mis ma praegu ei oska nagu seda. Ühesõnaga, see on täitsa pooleli, et ma võin siin mingit udu ajada praegu, aga need on üldised jooned, kus ma selle uue näitusega tahaksin jõuda. Jah.
seda on mul endal ka väga raske prognoosida, kuidas see nagu täpselt tööle hakkab, selles mõttes, et kõik oleneb nagu mootoritest, nende pöörlemise kiirusest, sellest, kui palju mingi materjal valgust peegeldab, kus inimene selles ruumis parasjagu on, millised valguskiirid tema kuskilt tabab, et see tervikruum moodustab ikkagi, see muutub iga vaataja jaoks nagu erinevaks, ma loodan. Et kui sa seisad eri punktis, saad sa erineva ruumi kogemuse. No nii on mul plaanis praegu. Tee on seotud selle Kafka looga tegelasega nimega Dradek, kes on olemuselt midagi sellist, mis otsustab ise, kus ta elab ja siis ta ei tee mitte midagi peale seda, et ta nagu jookseb treppidest üles ja alla ja kuidagi nagu on nendes vaheruumides, ta ei ole fikseeritud. Ja mõtlesin, et see oli suht kindel valik, et see ruum ja mingi liikumine võib vaadata lihtsalt ruumi nagu seinte peale hetkel ja mitte midagi ette kujutada. See on kõige parem viis, kuidas mõelda sellest tööst hetkel. Tegelikult oli nii, et vist need kurid tädid mingid lasteaiasaadikus nagu ütlesid vanematele, et tüdrukul on kindlasti mingi, ta oskab joonistada või mingi mõelda midagi siukest. Ja siis ma isegi käisin keskkoolis, mis oli kunstikallaga, et siis mõtlesin, et kuidagi jäi, mul ei olnud otseselt valik, keskkool, siis kevade kunstikool, siis kohe EKA, siis teised kunstiülikoolid. Peale EKA-t ma veel käisin Moskvas ka kunstikoolis. Ma räägin 3 keelt, vene, eesti, inglise. Need on need keeled, millest ma mõtlen ka. Ma kirjutan. Ja siis nagu mulle tundub, et kui ma räägin neid erinevad keelis, siis ma mõtlen ka neist moodi. Isegi selles on need kahtlusi, et mis see Anna on. Kui ma olen oma ette ja enamus aega see on nii, siis ma olen mitte keegi mingil määral. Või mulle meeldib mõelda niimoodi, et kujutad ette nagu sa oleksid valge leht või midagi sellist. Aga kindlasti mul on mingi arv, mingi kastike, kus on erinevaid pilte. Ja vajadusel ma võtan ühe või teise välja. Sa seisid siin kaameraga ja siin on mikrofon. Ja tõenäoliselt ma olen kunstnik, kes osaleb seal kõrgel näitusel. Ma praegu hakkasin mõtlema tegelikult, et kas ma praegu tunnen selle grupi või teistega olemist. See on mingi konkurentsimoment, minu jaoks ei ole oluline. Või võib-olla ma mõtlen juba, ma ütlen ja kuskil seal taga on mingi siuke. Aga jah, ma arvan, et meil on mingi sünergia olemas omavahel. Kõrlastel, või kuidas võid nimetada. Me oleme nii väikses Eesti kunstnikude grupis, et me tunneme kõik üksteist ja ma arvan, iga normaalne inimene saab aru, et see on nagu auhind, see nagu võit ja staatus on kuidagi, ta on jälle mingi pilt, ta on mäng. No, ma ei võtaks seda nii tõsiselt. Kui me saime kokku, siis Martin vaatas selle katki löödud, hammustatud hiirt ja siis ta ütles midagi taksidest ja siis mul tuli meelde, et ma olen näinud, et Pablo Picasso taksiga. Lincoln taksiga. Elizabeth Taylor, Marlon Brando. Isegi Marilyn Monroe taksiga. Mul on vist, tegelikult kui ma töötan üldse üldjuhul on nii, et
ma pean kõigepealt välja mõtlema, kes see vaataja on. Et no mitte selles mõttes, et ma kujutan ette, mis kriitika tema pealt tuleb, aga lihtsalt ma praegu loon nagu karakterit, kellel on mingid vajadused või mingid omadused ja ma hakkan nagu kujutama ette, mis ta, isegi mitte, mis ta tahaks näha, aga mis nagu töötaks kuidagi. Et no viimaste aja minu karakteril on kindlasti mingi väsimus piltidest. Tal on väga imelik tähelepanuvõime, mis on ka, ma arvan, vahest tunneb ennast kovakalt ruumides nagu füüsiliselt. Ja siis sõltuvalt sellest ma hakkan nagu välja mõtlema, mis see näitus üldse tähendab. Pean nagu hästi-hästi palju kirjutama ja kõike endale seletama. Nii nagu absurdseni, et noh, tegelikult viimast 3 kuud ma olen iga päev kirjutanud väga nagu päevad läbi. Ja noh, üldjuhul ma ei loe neid uuesti mitte kunagi. Et see lihtsalt nagu ma pean keeleliselt kõik variandid läbi proovima, et kõik nagu seletama, põhjendama ka mingil määral. Või no just see, et sa kirjeldad kõike ja siis peab alati saama see hetk, kus ma olen nagu tekstis täiesti väsinud. Siis tekib mingi hetk see moment, et ma ei tea, tekst muutub pildiks või mingid karakteriteks ja siis ma saan mõelda abstraktselt, siis ma saan nagu unustada see kõik ära või mitte unustada, no ta on nagu, ma ei oska seda seletada, see on nagu nagu must auk. See on võib-olla see, mis muutus siis, kui ma kolisin ühest linnast teise ja jälle need uudised meedias või mida, mis iganes. Ja siis oli hetk, kui ma istusin ja mõtlesin, mis ma teen galleri jaoks ja ma kuidagi üritasin neid kõik kokku panna. Siis mul tuli meelde, et on olemas see Odradek. See asi, mis on absoluutselt, see on mingi absurdi manifestatsioon. Mõnes mõttes, kui ma ütlen, et me oleme kõik pildid ja me purustame neid kogu aeg, see on ka mingi, see on ka absurdsuse äärmus. Ja siis Odradek on nagu mõtteliselt, ta on väga põnev kas olukord, et ta ei ole isegi pilt. Et no, kui ma mõtlen pildidesse, on ikkagi midagi sellist, mis on soovide manifestatsioon või mis peab meeldima. Picture of desire. Iga pilt on. Ja Odradek, see on midagi sellist, mis isegi sa ei saa meeldida. Sa ei saa nagu, ei saa teha selle pildiga, mitte pildiga, selle asjaga mitte midagi. Sa ei saa muutuda tähendust, kuna see puudub. Ta on siuke tuupik olukord. Kas oli eBayst midagi täiesti suvaliselt, ma ei vaatasin, ma vaatasin pealkirjast, et midagi võiks põnevat olla nagu Beyond the Vision. Siis ja tuleb midagi sellist, mis on kuskil imelikust raamatukogust. Ja näiteks Röntgen of Chicken and Egg. Mõtlesin, kui ma nagu tegin selle lahti, siis mõtlesin, et põnev vaatad tavaliselt see klassikaline küsimus, et mis on varem, kas kana või mune, et see on siuke. Aga jah, nendest raamatust ikkagi saab mingit inspiratsiooni. See inspiratsioon kuidagi, ma ei tea, mu peas vähemalt on seotud mingi lootustega, ootustega ja kõikide nende asjadega, mis mul põhimõtteliselt väga ei meeldi. Et võib-olla jah, kui tekib see olukord, kus mul kaod ära kõik lootused ja see on see produktiivne hetk,
mingi 3 aastat vist ma ei teinud peaaegu kunstitööd. Aga siis tuli see hetk, kui ma tundsin, et ma ei ole elus. Et noh, oligi tunne, et see on vajalik. Mul on vend, kes on hästi skeptiline, ta tegeleb päriga ja siis nagu taast nii, mis sa kunstniku teed, mis see toob, milleks see on. Sest need vestlused tegelikult on päris põnevad. Siis me räägime tavaliselt ja me jõuame kuskile sinna, et kui see oleks viimane päev elada, et mis sa teeksid, siis ma arvan, võib-olla nagu mingil määral ma teeks seda sama asja, mis ma teen. Minu kunsti tegemises on olnud päris suur auk sees, sest ma lõpetasin 97. aastal EKA ja siis pärast seda ma ei teinud umbes 7 või 8 aastat mitte midagi. Ma küll mingisugusel moel nagu kogu aeg mõtlesin sellise kunsti tegemise peale aga see mõtlemine oli rohkem selline, et võiks ju midagi teha, aga reaalselt ma ei teinud mitte midagi. Ma võin nagu mõnes mõttes öelda, et minu kunstniku biograafia algab aastast 2005. Ja ma olen tõesti väga palju ja enamus oma kunstnikuelu nii-öelda teinud koostööprojekte. Kellena ma ennast praegu ise näen, siis ma võiksingi ennast asetada kuskile sinna Johnson ja siis mõtteliselt siis Tõnis Farkasiga koos tehtud projektide vahele. Et kui sa oled harjunud koostööprojekte tegema, siis eriti kui see koostöö on juba selline vana ja sisse töötatud, siis see on nagu niivõrd lihtne võrreldes sellega, kui sa pead üksinda praadima iseenda rasvas. Mulle meeldib endast mõelda kui filmi amatöörist, amatöörfilmi tegijast. Sellepärast, et ega professionaalid ei tee filmi 150 € eest eBayst ostetud kaameraga. See ongi amatöörkaamera. Ja professionaalid ei tee ka filmi sellises väikeses ruumis üksinda või maksimaalselt 2 inimesega, eks ole. Et seal peab professionaalidel on ikka suurem nagu meeskond kaasas. Et jah, ma olen filmi amatöör, et selles mõttes ma naudin seda. Et mul on amatöörina mul on ka rohkem vabadusi kui professionaalidel. Et ma võin amatöörina ka filmi üleüldse mitte teha. Professionaalidel seda valikut ei ole. Nad peavad tegema filmi. See on nende töö. Et mulle see olukord meeldib. See on mingisugune visuaal, mida ma kasutan. Need on kõik väga eranditult, väga tuntud nagu pressifotograafide tehtud siis võtted 72. aastal Münchenis olümpiamängudel toimunud pantvangi kriisist, mis lõppes väga traagiliselt ja kus kõik, mis vähegi valesti minna sai, läks valesti. Aga see juhtum on huvitav nii mitmeski mõttes, sellepärast, et esiteks on mul endal nende kujutistega või selle sündmusega mingisugune väga konkreetne
visuaalne mälestus ühe konkreetse ülesvõtte näol, mida isegi siin ei ole, mis siis kujutab üksikut siis terroristi selle Müncheni siis sportlaste olümpiaküla rõdul, kus kogu see pantvangi draama nagu rahti rullus. Ja ma mäletasin, et see oli nagu mingisugune imelik šokimoment, et kui ma nagu lehitsesin seda olümpiaraamatut, siis sa pöörad nagu lehte ja järsku seal ühe lehe peal on nagu midagi, mis ei kuulu üldse olümpiamängude juurde. Et selles mõttes ma elasin nagu mingisuguse sarnase šoki, mis siis kogu seda Müncheni olümpiat nagu läbi, siis tegelikult mina elasin selle nagu läbi raamatu lehte pöörates. Sellepärast, et umbes 8. ma ei tea, 10., 11., 12. eluaastani oli mul siis lisaks siis kohustuslikule koolilektüürile, mida siis koolis paluti lugeda. Ma lugesin olümpiaraamatuid ja need olid, sel ajal olid need sellised korralikud klotsid. Aga seda Müncheni raamatut mul ei olnud. Aga nägin seda pilti, ma siiamaani arvasin, et ma nägin seda pilti, seda terroristi pilti sellest Müncheni olümpiaraamatust kellegi sõbra käest. Aga ma ostsin omale selle raamatu nüüd, raamatu antikvariaadist. Ja kõige suurem hämmastus oli see, et ma lappasin selle raamatu 10 korda läbi ja seal seda pilti ei olnud. Ja nüüd ma tagantjärgi, ma ei tea enam, kust ma seda tegelikult seda fotot olen näinud esimesena. See ei saanud olla kindlasti mitte internetis, eks ole, sel ajal internet ei olnud. Et ühesõnaga ta pidi olema trükitud kuskil ajalehes, aga igal juhul mitte seal raamatus. Aga sellest nagu kujutisest nagu minu enda jaoks subjektiivselt see lugu siis nagu algab. Ja see töö, siis, mida ma siis nüüd Köhleril teen. Aga tegelikult minu seda projekti nagu raamib mingis mõttes ka üks hašiitide selline kontseptsioon ringlevast ajast. Neid ringleva aja kontseptsioone on erinevates kultuurides päris palju ja budistidel on oma versioon ja neid on veelgi hindudel ja kõik nad varieeruvad natuke, aga mõte on selles, eks ole, et maailm aeg ei ole siis lineaarne kuskil, kus ta algab ja millegagi ta lõpeb, vaid maailm tekib üha uuesti. Ja enamasti täpselt samasugusena, nagu ta on juba ühe korra olnud. Ja nüüd see hašiitide nagu mütoloogia või kontseptsiooni järgi nad räägivad samuti sellest, et maailm tuleb tagasi täpselt samasugusena, nagu ta oli, aga neil on seal üks väike nipp. Nad ütlevad, et see tuleb samasugusena tagasi, täpselt samasugusena tagasi, nagu ta oli, aga natuke teistmoodi. Ja mulle meeldib see nagu võimalus, et ta tuleb tagasi, aga natuke teistmoodi. Ja mida see tähendab? Mida tähendab natuke teistmoodi, et kas see on füüsiliselt teistsugune maailm või on meil peas midagi teistmoodi? Et see nagu raamib minu seda nagu tööd. Ja see on sellise kaasaegse terrorismi nullpunkt, et tegelikult mind huvitabki minevik niivõrd, kuivõrd sellest moodustub meie olevik. See on Avery Brundage, kes hetkel, mil ta ütleb Müncheni olümpiastaadionil, et mängud peavad jätkuma. Ma ei suuda sellele loole lisada mitte midagi faktilist.
aga sisuliselt loomulikult mul ei ole seda nagu pretensioonigi nüüd avada mingisugune uus tahk sellest väga hästi nagu läbi töötatud episoodist. Aga mida mina teen, ma saan ta nii-öelda raamistada selle Hashidi mütoloogiast pärineva ringleva aja kontseptsiooniga, mis jätab siiski nagu lootuse, et kõik võib toimuda uuesti ja lõppeda paremini.